tere hommikust. Tere, Kadri. tere, tere! Minu nimi on Tõnis, ma olen veebimajutuse partnersuhete kommunikatsioonijuht ja minul on täna külas Kadri Keerme, kes meile väga põnevat teemat hakkab avama ja teil kõigil on võimalus esitada küsimusi. Soovitan neid küsimusi küsida kohe, kui need pähe tulevad, pärast lähevad need meelest ära ja need küsimusi siia Kadrile vahele torgata on ka hea, kui need on veel parajasti värsked ja relevantsed. aga Kadri, kes sina oled? tere, tere! mul on nii hea meel täna olla siin veebimajutuse laval ja tulla jagama oma märkamisi ja kogemusi. isegi enne kui ma läheksin sellesse kohta, et kes ma olen, ma tahaks alustuseks kohe küsida, et kes on tundnud ja mõelnud, et no miks see kõik peab nii keeruline olema? mina siplen, mina pingutan, noh, tulemusi lihtsalt justkui polegi näha ja samal ajal, kui sa vaatad nagu teisi, siis tundub, et neil kõik läheb kergusega, kõik läheb nagu lenneldes. ilusad kodulehed. oi, neil on raudselt nii palju kliente, seda on ju kohe näha. Instagram särab, muudkui käivad reisimas ja ringi möllamas. kes on kogenud ja näinud, et teistel läheb palju lihtsamalt? või kirjutage chati jah, et jaa, mina olen märganud seda, et teistel läheb palju lihtsam, mina pean kogu aeg punnitama üksinda siin. ikka jah, on ju. mina olen ka nii tundnud. aga te teate, selle jama lugu ongi see, et kõrvalt paistabki alati kuidagi palju lihtsam. mitte, see ei tähenda muidugi seda, et noh, kõik punnitavad, ei, kõik ei punnita. küsimus ongi selles, kumma poole sa valid. aga väga sageli meile tundub, et kõikidel teistel tuleb vups, see edu justkui niisama iseenesest. aga kas tegelikult ikkagi tuleb, sellepärast et kui ma nägin hiljuti mingisugust statistikat, siis oli kirjas, et umbes 40% ettevõtetest ei ela esimesi aastaidki üle. et kui näiteks 5 ettevõtet luuakse, siis 2 sulgevad oma uksed enne, kui nad üldse on mingisuguse hoo sisse saanud. on ju? ja kes mina siis siin olen, et ma sellistel teemadel räägin? ma olen rahvusvahelise ICF-i sertifikaadiga lahenduskeskne coach. minu kirg on toetada inimesi just heaolu, enesearengu ja eesmärkide saavutamise teemal. täna eelkõige coach'ina mentordan ma mikro- ja väikeettevõtjaid. just selliseid inimesi nagu sina, et aidata sul luua selgust, kindlameelsust, viia ellu oma sihte ja eesmärke, kohtuda oma parima minaga. ja mõnikord võtan ma inimesi teele kaasa selles hetkes, kui nad alles hakkavad oma asju käima lükkama. ja mõnikord töötan ma ettevõtjatega, kes on aastaid tegutsenud, 15 aastat isegi tegutsenud, aga nad tulevad sellele hoogu saavale restardile, mis on vahepeal kuskil pooleli jäänud või natukene vaibunud. ehk siis, kui küsida, et mida ma teen, siis lihtsamalt öeldes ma aitan inimestel luua teekonna punktist A punkti B ja ma aitan päriselt mõista, et kus me seal punktis A päriselt üldse oleme. sest vahel me unustame selle ära, et aga ma olen juba kuskil, ma olen juba keegi. kes ma täna juba olen, mis on täna minu väärtus? ja siis ma aitan saada selguse sellest punktist B. aga mis mulle tegelikult seal tähtis on? mida ma seal ootan, mida ma tahan ja mida ma olen valmis tegema, et sinna jõuda. ja väga tihti me ei võta seda selgust, et mõtiskleda, et kuhu ma tahan jõuda või mida ma iseendalt ootan, vaid me hakkame kohe spurtima, tegutsema, sest tegutsedes tundub, et siis asjad ju liiguvad, on ju, asjad liiguvad, kui ma kogu aeg tegutsen. ja ajapuudus tegelikult, kuhu me väga sageli ettevõtjatena satume, on väga sageli eesmärgi puudus. see võib kõlada natuke karmilt, eks. mina mõtlesin ka, et kui ma selle lausega põrkusin, et mul on ju tegelikult liiga palju eesmärke, aga siis ma sain aru, et asi ei ole eesmärkide rohkuses. asi on selles, et paljud meie eesmärgid ei ole tegelikult teadlikud otsused, vaid sealt infomüras FOMO reaktsioonid, mille tõttu me hakkame kõigele jah ütlema, kui keegi jälle pakub mingisugust koolitust või ideed või pakub mingisugust sellist nõksu, mida ma ei olegi veel proovinud, et kõik need nipid, mis meile jagatakse, et kõigele tuleb jah öelda ja töösse panna. me püüame teha kõike korraga ja mis siis juhtub? me kaotame kontakti iseenda, oma vajaduste ja oma sihtidega.
sest me suudame kuulda teisi palju valjemini, kui me kuulame iseennast. ja seetõttu olengi ma coach ja minu kursused, koolitused, veebiseminarid on üles ehitatud coach ivalt, et sa mitte ei võtaks sealt ainult neid teadmisi ja lahendusi, vaid sa vaataksid iseendale ausalt otsa, et kui ma tean, siis kas ma ka teen, kas ma rakendan, mida ma ootan endalt ja kes ma juba täna olen, et asuda sinnapoole liikuma, kuhu ma tahan liikuda. Mulle väga meeldib mõte sellest, et Eestis on rohkem inimesi, kes lihtsalt mitte tahavad tegeleda oma kirega läbi ettevõtte, vaid nad on valmis selle nimel tegema kindlameelseid samme. ja mulle isiklikult isegi tundub, et ma töötan kõige ägedama sihtrühmaga üldse, sellepärast et minu meelest kõik ettevõtjad on väga pühendunud, neis on mingisugune teistmoodi tahe. olete te nõus, et kui te hakkasite ettevõtjaks, võite chatiga kirjutada, kui kaua te olete üldse olnud ettevõtjad, siis mis, kas te tundsite, kas see tahe oli kuidagi teistmoodi kui palgatöös? Jagage, kaua te olete olnud ettevõtjad ja kuidas te tunnete, kuidas on teie suhe tahtega? võib-olla Tõnis tahab ka sellel teemal midagi öelda, kuidas sinul selles hetkes oli? eks kiusatus on muidugi siia vahele hakata segama, aga siis noh, siis ei jää sulle jälle nagu enam ülejäänud ajaks seda ajaakent, et rääkida, aga ma selles mõttes olen nõus, kuni inimesed siia tagasisidet annavad vestlusaknasse, siis kindlasti on mõlemas on võimalik kirega oma asju teha, aga see lihtne tõsiasi, et sa teed ikkagi iseendale, ise vastutad selle tulemuse eest ja juhul, kui sa tead, miks sa seda teed, siis sa teedki seda lihtsalt hoopis teistsuguse sagedusega. Mhm. ja mina nimelt usun sellesse ka, et ongi, kui me teame, mida me tahame ja kui me teeme seda läbi oma kire, läbi oma tugevuste, mitte ei tee punnitades, ei komista nende nõrkuste otsas, siis me lihtsalt hakkame hoopis teistmoodi mõtlema, hakkame teistmoodi tegutsema. ja kui sa suudad endale kujutada ette, et milline ma olen ettevõtjana või millist väärtust ma edasi jagan, millist mõju ma edasi jagan ja see filmilint hakkab sinu peas jooksma, nagu sa vaataksid ühte ägedat filmi, siis sa oled suuteline selle ellu viima. ja ma näen, et siin ongi osalejatena väga erineva kogemusega ettevõtjaid, kes on 35 aastat, kes aasta, kes veel seal erinevas vahemikus, siis te kindlasti tajutegi, et vahepeal sellel teekonnal võivad vallata sellised natukene merelained ka. vahepeal oled seal harja otsas, on ju, kõik läheb nii ägedalt, surfad seal mõnuga ja siis mingitel hetkedel ongi natukene sellised madalseisud ja hakkad kahtlema, et huvitav, kas ma ikka teen õiget asja. ja nendes hetkedes ma olen täiesti veendunud, et sa märkad, et mida rohkem sa hakkad nendes madalseisupunktides või küsimuste ja segaduste kohtades vaatama iseendasse, seda selgemad tulevad need vastused, et mida teha edasi. sellepärast, et ma näen, et ettevõtlus ja eneseareng käivad sõna otseses mõttes käsikäes. kui mina ei ole valmis endasse vaatama, kui ma ei ole valmis ennast kasvatama, arenema, noh, kasvatama võib-olla kõlas praegu veidralt, aga just nimelt, et ma ei ole valmis sisemiseks kasvuks, siis tegelikult jääbki kõik toppama, siis sa oledki seal mõõnaperioodil ja mõtled, et kas ma valisin vale asja või kas ma olen vales kohas. aga kui sa julged minna sinna enesearengusse, siis asjad hakkavad liikuma ja see hoog tõuseb ja sa lähed jälle sinna laineharjale ja avastad neid uusi võimalusi ja selles kohas isegi mulle meeldib meenutada seda kohta, et me kogu aeg unistamegi seal laineharjal olemisest, on ju, et kõik on täiega hästi või et ma olengi lõpuks juba finišis. aga mis oleks, kui sa unistad tegutsemisest? mis siis, kui sa unistad nendest väikestest sammudest ka, mis seal teekonnal on? näiteks ma ei unista mitte ainult seda, et ma olen suurtel lavadel või et ma olen saanud X arvu kliente endale või viinud läbi X arvu koolitusi, vaid ma unistan sellest, et mida kõike ma saan teha, mida kõike ma saan, kuidas ma saan kasulik olla inimestele sellel teekonnal. ma unistan nendest väikestest asjadest teekonnal selleks, et jõuda nendesse haripunktidesse. ja sellega on ka see teine pool, et kui me unistame ainult haripunktidest,
siis see tundub nii kättesaamatu ja keeruline. aga kui sa unistad nendest vahepealsetest etappidest, siis need tunduvad sulle realistlikud ja sa julged neid samme ellu viia. nii et selline selgus, realistlikkus ja see, et kui sa juba tead, kas sa tegutsed, on minu meelest väga kandvad mõtteviisid. nii, aga ma arvan, et on aeg ka siin täna panna fookus meie teekonnale. ma olen täiesti veendunud, et kui sa nägid seda reklaami või said kirja veebimajutuselt, siis sul tekkis mõte, et ma lähen sinna sellepärast, et mis on sinu eesmärk või fookus, mis on sinu ootus tänasele kohtumisele? jagage chati ka, sest me teeme elus väga palju asju lihtsalt niisama, sellepärast et võimalus tuli, keegi pakkus, keegi ütles, et see on äge ja me oleme väga kergesti mõjutatavad. me läheme ja proovime ja vaatame, aga kui meil on siht silme ees, mida me kuskilt otsime, siis me oleme suuteline need vastused ka leidma. ehk siis sea siht meie tänasele veebiseminarile siin. mida sa tulid siit tegelikult enda jaoks avastama või otsima? vahepeal käib siin vestlusaknast läbi kommentaar selle 35-aastase ettevõtja kogemuse täienduseks, kus on siis toodud ära mõned nüansid alates sellest, et 7 aastat tegi ta ühte teemat. ma nime ei saa nimetada, sellepärast et seda siin lihtsalt Zoomi kasutaja küljes ei ole. ja pärast 7 aastat siis see tema jaoks ammendus, tegi kannapöörde, õppis uue ameti selgeks, tegi uue ettevõtte, millega ta siis tegeleb siiani ja paralleelselt nagu paljud ettevõtjad, eks ole, teevad ka mingisuguseid muid radu kõnnivad, ütleme selle kohta. ja konkreetse kogemuse jagajal on siis olnud korraga peaaegu alati 2 erinevat ettevõtet tegemises, nagu ma aru saan, et seda on rõõm lugeda, et ta on rahul selle pika, aga kindlasti igati põneva, nii heas kui halvas mõttes põneva teekonnaga. see on ja hästi huvitav, et tegelikult ettevõtjatele meeldib, kui neil on ettevõtluses ka mitu suunda või vahel nad muudavad oma suunda ja see on tegelikult nii okei. et minu meelest ma nii mäletan seda hetke, kui ma panin oma sihtrühma justkui otsustama. see tundus mulle nii vastutusrikas samm, jumala eest ma valin, justkui valiks elu lõpuni endale mingit kaaslast, onju. aga tegelikult teekonnal oli jumala okei vahepeal teha muudatusi ja minna vooluga kaasa, oma tundega kaasa, et mida ma siis tegelikult tahan teha, kuidas ma tahan teha, kellele ma tahan teha. ja minu meelest ettevõtlus saabki olla pikaajaline just siis, kui me lubame nendel muutustel oma ellu tulla, mitte ei hoia kramplikult kinni sellest algsest versioonist, onju, et ei, ma tahtsin niimoodi teha, ma pean lõpuni välja niimoodi minema. aga see paindlikkus, see annab selle voolamise, see annabki selle rahulolu tunde, mitte ei loo seda punnitamist, eks. väga kihvt on näha teie mõtteid siin kommentaarides ja nüüd lisaküsimus ka, et kui sul see fookus on paigas, siis skaalal 1-10, kuidas sa tunned, kui selge see sinu jaoks täna juba on? kui skaalal 1 on selline, et see on täitsa udune, see eesmärk, et ma tegelikult väga nagu ei teagi veel midagi sellest, aga ma tean, et seda ma tahan ja 10 on tegelikult selge kui kristall, et ma juba tean täpselt, aga samas midagi tulin ikkagi juurde otsima siis järelikult seal 9-10. väga kihvt. ma loen jagage. nii kaua siia vahele mõned eelmise küsimuse tagasisidet ka ette, kuni neid ilusaid numbreid siia pannakse, mis kindlasti on ka mitmekesised. et Andres kirjeldab siis põhjusena, miks ta täna siia tuli või ootust, et paremat fookust seada. Kristi kirjeldab soovi leida vastust sellele küsimusele, kuidas vaatamata tagasilöökidele säilitada optimismi ja saavutada edu, mitte alla anda. Diana otsib indu, et ettevõtlusega edasi tegeleda, sest hetkel on keeruline periood. ja Maria soovib üleüldiselt teha tööd, mis tema oskusi ja potentsiaali kõige rohkem välja tooks. väga mõnusad mitmekülgsed vastused. suurepärane, mulle tundub, et te olete täiesti õiges kohas ja ma näen, skaalad on ka seal 3-10 vahel, nii et ei ole siin midagi keerutada, asume teele, aeg on vaadata, mis on 5 pidurit, mis pidurdavad ettevõtte kasvu ja väike spoiler ka teile siia jopa ette ära, et tegelikult see kõik algab meie enda seest, ehk siis see pidur ei ole mitte ainult meie ettevõttele, vaid see on meie enda pidur ja esimene võimas ja salakaval pidur sinu ja ettevõtte jaoks on perfektsionism. miks? perfektsionisti peamine fookus on
kuidas ta midagi teeb ja kuidas see, mida ta teeb, päriselt välja tuleb. ja tõeline imposter, no tema läheb veel kaugemale. kui kõik isegi õnnestub, siis ta ütleb endale, et ah, see oli algaja õnn. või teine asi, kujuta ette, et sinu ümber on 20 inimest, kes kõik kiidavad seda, mis sa oled just ära teinud, ütlevad sulle, sa oled vägev, sa oled imeline, see on ju lausa suurejooneline, sa oled nii julge, kuidas sa seda tegid. ja siis tuleb see üks, kes ütleb sulle, ei no ma ei tea, see vist ka ei olnud päris see või noh, see üks detail oleks võinud olla natukene paremini. ja mida kuuleb see perfektsionist? ta kuuleb ainult seda ühte inimest, seda ühte negatiivset kommentaari, kuigi võib-olla ta isegi ei öelnud nii, et ma ei tea, vaid ütles, et no aga mõelda vaid, kui sa oleksid selle ühe asja veel natukene teisiti teinud. ja perfektsionism võtab seda kui negatiivset tagasisidet, see rikub ära kogu tema eduelamuse ja sealt tuleb see tunne, et ma ei ole piisav. kes on seda tunnet kogenud, et ma ei ole piisav, ma ei andnud ennast seekord piisavalt ja võid chati jah ka kirjutada, kui ei saa kaamerast kätt tõsta ja see võtab ära julguse tegutseda, see võtab julguse teha järgmisi samme ja mis hakkab juhtuma? me hakkame edasi lükkama oma vägevaid samme, mis siis, et need 19 ütlesid, et see oli sensatsiooniline, äge, kui julge sa oled. me hakkame ennast süüdistama ja jääme toppama. ja märkamise koht sulle siin ja praegu. kas sulle on öeldud, et sa mikromanageerid? või oled sa märganud, et ettevõtjana sul on jube raske delegeerida, sul on nii raske jagada oma lapsukest kellegi teisega, usaldada talle mingisuguseid osakesi oma ettevõttest. või kui sa ei saavuta kohe esimese korraga kõrget tulemust, siis sul tekib tunne, et aga äkki ma ei ole ikkagi sobilik ettevõtjaks. ja sa ei suudagi sellest mõttest lahti lasta, et see äkki muudkui kogu aeg käib ja kummitab. kellel on taolisi mõtteid olnud, mikromanageerimist, usaldamatust, raskusi delegeerida ja raske lasta lahti mõttest, et äkki see ei ole see, äkki see midagi paremat kuskil on veel ootamas. ja siia kõrvale, niikaua kuni te jagate, siis minu meelest väga kõrged eesmärgid ja ootused on perfektsionisti selline suur omadus. Nad ei tunne ennast kunagi piisavana. Nad tahavad alati aina paremini ja paremini, nad tõstavad kogu aeg latti kõrgemale. ja kui mina olen terve elu perfektsionist olnud, siis ühel hetkel ma mõtlesin, et ma olen nii teadlik juba, ma olen nii teadlikust oma sisemisest perfektsionistist, ma olen nii hästi iseendaga sõbraks olnud, ma ei lükka asju edasi, pigem vastupidi, mulle meeldib nagu kohe hooga peale minna, et kui ma juba tean, mida ma tahan, siis ma lähen katsetama ja see on aidanud mul edasi minna. aga ühel hetkel ma avastasin, et ma tegin seda jälle. ja teate, kuidas see salakavalalt sisse tuli? see tuli sellest kohast, et ma ei saanud asju teha 2 korda samamoodi sest perfektsionist tahab kogu aeg tõsta lati kõrgemale, ta tahab teha veel ägedamalt, ta tahab anda veel rohkem ja ma avastasin seda selles kohas, et iga kord, kui ma tegin midagi, et sa ei pea ettevõtjana kogu aeg tegema asju nagu nullist ja otsast peale ja uuesti, et korda seda sisu, mis sul on loodud. siis ma sain aru, et ma ei suuda, sedasama postitust uuesti samal kujul üles panna või ma ei suuda sedasama veebiseminari samal teemal nagu täpselt samamoodi teha, et ma tahan nagu maksimaalselt palju ümber teha, et maksimaalselt veel ägedamat tulemust luua. ja siis üks klient ütles mulle, et Kadri, et iga kord, kui ma tulen su kursusele, mul on selline tunne, et sa oled nullist selle uuesti ümber teinud, et kas sa tõesti teed ümber? ma räägin, et osalt tegelikult kõike ei tee, aga et ma tõesti teen iga kord ümber mingi osa, seepärast et mulle tundub, et kui keegi tuleb uuesti, et ma pean talle nagu mega palju uut väärtust pakkuma, siis ta ütles, Kadri, aga tegelikult ma tulen nagu nende gruppide pärast, et ma tahan selles laivis osaleda, ma tahan sinu energiast osa saada, ma tahan sinu lahenduskeskusest, sinu mõtteviisist osa saada, siis ma mõtlesin, oh my god, aga see on ka perfektsionisti lõks et ma justkui pean kogu aeg ennast täielikult ületama, aga kas me ikka peame? sest juba see, mis on olemas, on ju väga hea ja kui sa sinna juba natukene juurde paned, siis ta ju ongi juba veel parem. chat elab, ma näen, väga põnev. ja olenemata sellest, kui palju te iseendas perfektsionisti tunnete, siis ma loodan, et üks nipp, mille ma tahan teile kaasa anda, on see, et kui perfektsionistina tunned, et sa oled edasilükkaja, pane tähtaeg ja lihtsalt tee ära.
et mind see väga palju aitab, ma panen lihtsalt selle tähtaja kalendrisse ja ma panen sinna ette ka veel need sammud juba kirja, mida ma selleks pean tegema, et see samm sellel hetkel ära teha ja ma ei lähe edasilükkamisse. ma teen selle siis ära, sest see on ju ajakavas sees, meie aju vajab seda tähtaega ja siis me läheme tegutsemisse. nii, Tõnis, kas siin on mingeid kommentaare, mida sa tahaksid esile tuua? Jällegi kiusatus on oma mõtteid vahele segada, siia nii-öelda laiendada seda kõlapinda, millest sa räägid veel, onju. aga ma suudan ennast hästi talitseda hetkel. Seetõttu ma pigem lasen sul edasi rääkida ja praegustest kommentaaridest midagi otseselt esile ei hakka tooma, sest taaskord siin on tulnud tõesti, nagu sa ütlesid, chat elab, siis võiks neid asju ette lugeda selleks, et ka neile, kes järele vaatavad, oleks võimalik nendega tutvuda läbi selle, et nad on ette loetud, aga kõike maha veerida ei ole ka mõtet. nii et need, kes on laivis, saavad siin praegu maksimumi võtta, mis on ühtlasi hea tähelepanek järelevaatajad. äkki ma ikka pigistan järgmine kord selle graafikusse, sest see on tõesti alati põnev, mis chatis toimub. igal juhul tõde on see, et perfektsionismist saab teha enda tugevuse just nimelt selle jaoks, et märgata oma arenguvõimalusi, seda, mida saab paremini teha, aga mitte lasta ennast sellesse teise äärmusesse, sellesse hukatusse, et me hakkame perfektsuse nimel edasi lükkama ja lihtsalt ei teegi oma ägedaid ideid ära. nii et täitsa julgelt jagage chati 1-10, kui palju sa tunned, et sinus elab perfektsionist. kui 1 on see, et minus põhimõtteliselt ei olegi perfektsionist ja 10 on see, et ma olen täiega perfektsionist. ja, ja kui ja anda siit veel nõuandeid kaasa, siis perfektsionist paneb tõesti ka väga palju aega sellele, et kuidas ta ette valmistub, ta loeb väga palju, ta õpib väga palju, tal võib selleks minna kuid, aastaid ja ta võibki jääda sinna ettevalmistusse ja mitte kunagi tunda, et ta on lõpuni valmis. aga küsimus on selles, kas me saame üldse olla kunagi päriselt millekski lõpuni valmis? ei saa ju, on ju. nii nagu Tallinn ei saa kunagi valmis, nii nagu meie kodu on kogu aeg pidevas arengus, nii oleme meie ise kogu aeg arengus, nii on meie projektid pidevas arengus. mitte miski ei saa kunagi lõpuni valmis. küll aga iga kord, kui me teeme, me saame jälle teha natukene paremini. mis on see, mida sa saad täna pakkuda ettevõtjana? kui sa oled väärtuse jagaja, mis on sinu väärtuses juba see, mida sa saad jagada nii, et neil on juba sellest kasu, sest väga sageli on nii, et kui me tahame nagu juba olla nagu see tippekspert, see võrreldes või hakkame võrdlema ennast teiste ja oma valdkonna tegijatega, on ju, siis vot enne kui ma ei ole selline, ma ei saa sinna minna, aga samal ajal siis ei ole enam sina, see on kellegi koopia, on ju. ja siis sa tahaksid justkui tema moodi kliente, on ju, keda tema seal parasjagu ka toetab. aga mis siis, kui sa pakud seda, mis on sinus juba olemas ja tegelikult on sul täna juba kliendid olemas, on ju. sest kui me oleme kõik ühesugused, siis me tahame kõik ühesuguseid kliente, aga see ongi äge, et me oleme nii erinevad ja meile kõigile jagub kliente. täpselt sama tootearenduses mõtle, kui sa lükkad oma toote müüki paiskamise kogu aeg edasi, aga tegelikult oleks klientidel sulle nii hea nõu anda, tänu mille testimisele sa saaksid järjest paremaks oma toodet luua. täpselt samamoodi tegelikult ka teenuste puhul, sa saad areneda läbi tegutsemise. ma näen, et numbrid on päris kõrged, nii et perfektsionism on ikka teema. ja minu soovitus sinu sisemisele perfektsionistile on parem minna kiiremini pakkuma seda, mis on sinu väärtus. teha arendusi töö käigus. iga kord natuke, mitte kõike ei pea korraga ümber tegema, vaid iga kord natuke täiendada. aga põhiosa on see, on ju, et sa mitte ei hakka viimasel hetkel seda täiendama, vaid kohe selles tegevuse sees paned juba kirja, mida ma saan teha järgmine kord veel paremini. ja seda erinevatest protsessidest, on ju, nii müügis kui turunduses, nendes teistes etappides, mida me veel ka anname kuni selleni välja, mis on meie toode või teenus ise, on ju. ja mulle nii meeldib, nagu Timo Porval ütleb, et tulemused võrduvad teadmised, on ju, neid kusjuures perfektsionistid hirmsasti armastavad omandada, pluss tegutsemine. vot vahel me ei jõua sinna tegutsemisse, on ju, aga see tegutsemine annab meile kõige rohkem infot ja tuge teisipidi, on ju. ja kolmas valemi osa on tugi, see miski tõuge,
sellepärast et me eestlastena kuidagi kipume jääma üksi, tahame üksi hakkama saada, ise pusida. aga mis siis, kui sul on kohe teadmised pluss tegutsemine ja tugi teineteise kõrval? ma leian, et minu üks trumpe hästi edasi liikuda oma ettevõtluses on just nimelt see, et ma panen kogu aeg oma teadmisi praktikasse. ma käin, õpin midagi, ma kohe katsetan, kuidas see minu jaoks töötab. mitte ma ei jää ootama, et kuni see imbub minusse ja kuidagi imeväel ise tööle hakkab, vaid ma tegutsen. ja jagage chati ka, et mis on see, mis te võtate iseenda jaoks kaasa, et mis on see sõnum, mida te tahaksite öelda oma sisemisele perfektsionistile, et minna edasi. ja samal ajal, kui te neid sõnumeid jagate, siis ma jagan teile juba ka teist takistust. ja küsimus sulle, ole aus, mitut rolli suudad sa ettevõtjana samal ajal žonglööda? mina tunnen näiteks, et ma olen ettevõtte juht, ma olen turundusjuht, müügijuht, ma olen arendusjuht, ma olen disainer, ma olen raamatupidaja, ma olen teenusepakkuja, ma olen analüütik, planeerija, tegelikult koristaja ka onju, siis vahepeal tahaks hirmsasti assistenditöö ka ise ära teha ja nii edasi onju. aga see pole ju veel kõik. tegelikult olen ma ju ka ema, naine, abikaasa, sõbranna, tütar, naaber, kodanik ja nii edasi ja nii edasi. meil on tohutult rolle. ja teate, mis veel nende rollide vahel on? kui kuskil läheb midagi nihu, ühes rollis nendest kümnetest, siis samal ajal tundub, et see üks apsakas laieneb kõikidele nendele rollidele. me tunneme ennast läbikukkununa ja mitte üheski rollis justkui ei olegi piisav. ja see on impostori sündroomi teine tüüp, see on superinimene. sellele tüübile on hästi iseloomulik jääda tööle kauemaks, sest sa tunned, et sa pead tegema rohkem. mitte kunagi ei ole piisav. ja sellest tekib stress, kui sa ei tööta. kui sa lubad endale puhkepausi, siis sa tunned, et aeg jääb täiega kasutamata. ja siis sa parem jätad oma vajadused, oma sellised kõrvalhobid kõrvale lihtsalt selleks, et töö ise oleks peensusteni lihvitud. ja mina jõudsin haridusmaastikul töötades just sellepärast läbipõlemiseni ja olen ka ettevõtjana kombanud päris agaralt neid piire, et kuhu maani siis päriselt on vaja rohkem tööd teha ja kust maalt tegelikult läheb juba üle võlli. superinimestel on hästi omane otsida tunnustust väljastpoolt ja tegelikult mitte miski ei pane teda tundma piisavana. ikka on vaja olla enamat ja pakkuda enamat ja kogu aeg on tunne, et see ei ole veel piisav. ja kui nagu mängida selle mõttega, et huvitav, kust see tuleb, siis tavaliselt tuleb see lapsepõlvest, minul tuleb see küll lapsepõlvest. ma olen kuidagi nagu, minus on kodeeritud justkui mingi arvamus, mille ma märkasin siis, et tunnustus peab tulema läbi kiituse ja mind kiidetakse siis, kui ma teen midagi väga-väga hästi. ja sellepärast ma tahangi kogu aeg anda veel enamat ja enamat ja enamat. aga kui sa seda teadvustad, siis sa saad selle näpu sinna peale panna ja hoopis hakata iseennast kiitma, märkama oma edusamme. näiteks, mida ma selleks teen, ma mõtlen igal õhtul tagasi päevale, mis mul läks täna hästi, millised on need väikesed ja suured sammud, mis said täna edasi astutud ja eriti nendel päevadel, kui oli tegelikult väga nagu võib-olla isegi raske, siis ma kohe eriti hästi kiidan ennast ja tunnustan, et ma ikkagi tegin need sammud ära. on oluline märgata neid edasi liikuma suunavaid samme, sellepärast et superinimesena me kipume nägema ainult seda, mis on tegemata, mitte seda, mis on juba tehtud. sest kui sa uinud nende mõtetega, mis on tegemata, kellel tuleb nende mõtetega uni? ega vist ei tule, onju, siis hakkad neid protsessima, onju, lahendama ja ei saagi magama jääda ja ärkad selle mõttega, et ma pean nüüd need asjad kõik ära tegema. aga mõelda vaid, kui sa lähed magama nende mõtetega, et ma tegin need asjad täna ära, ma olin nii tubli. see näitab, et ma liigun edasi. sa kiidad ennast selle asemel, et oodata seda kiitust väljastpoolt. ja sa magad sügavamalt ja sa ärkad selle rõõmsal meelele, et täna tuleb sama äge päev kui eile ja ma saan täna jälle oma eesmärkidega edasi liikuda. sinu produktiivsus ei peitu mitte selles, et teha massiliselt palju, vaid teha süsteemselt, fokusseeritult õigeid asju, mille vahel on ka aeg iseendale, aeg pausidele ja vot see muudab meid produktiivseks. ja siis me saame veel paremal moel olla see superinimene, nagu heas mõttes superinimene, mitte punnitades.
skaalal 1 kuni 10, kui palju teie tunnete iseendas siin superinimest ära, jagage chati. ja kui te nagu kuulate neid mõtteid, mida ma siin jagasin superinimestest, siis mis võiks olla see sõnum, mida te oma superinimesele seal sees tahaksite kaasa võtta? näiteks kui mina peaksin ütlema, mida mina võtan oma superinimesele kaasa, siis see märksõna on usaldus. Et ma tuletan endale meelde usaldada protsessi, märgata väikeseid samme ja uskuda, et tegelikult kõik läheb nii, nagu peab. kiita ennast ise, mitte oodata seda välist kiitust ja tunnustust. onju. ma kasutan võimalust ja loen mõned kommentaarid, mida ma tahaks esile tuua. Diana mainis natuke aega tagasi, et ta näeb, kuidas inimesed, kes tema hinnangul teevad nii-öelda lohakalt asju, on tegelikult palju edukamad, et minu arust see võtab väga hästi kokku selle, kuidas see perfektsionism võibki olla takistus, mis kas takistab üleüldse kõikvõimalikku tegutsemist või siis hoiab seda tegutsemist nii madalatel pööretel, et polegi võimalik seda edu saavutada, mis võib-olla võiks siis toita seda läbi väikeste võitude kogemisega ka suuremate sammude tegemist, on ju. Ja siis üks kommentaar oli veel see, et vahel tundub, et kliendid ootavad minust perfektsionisti, oodatakse justkui kogu aeg midagi uut, ägedat, ennenägematut. mina, kui sa lubad, Kadri, ütleksin selle kohta, et seal projitseeritakse lihtsalt ootusi iseendale selle inimese peale, kes selle kommentaari kirjutas. sellepärast ma liiga palju ei muretse ja usaldaks ikkagi seda, mis minu enda sees toimub. ja võib-olla selle koha peal, kus tekib see tundumine, võib-olla võib lasta endal minna sellesse kohta, kus sa koged seda tunnet, mis sinu sees sellega seoses ärkab ja vaadelda seda tunnet, et mida see sinus üles toob. ja sellega on võimalik sellest rahulikult läbi minna ja mitte mõelda liiga palju selle peale, et kas siis klient ootab midagi väga suurt ja vinget ja perfektset sinu käest. võib-olla on seal ka see, et sa ikkagi tegelikult ise ootad seda endalt, et siin on erinevaid variante ja läbi nende tunnete endale lubamise ja nende jaatamise on võimalik enda sees see vastust kätte saada, et kus siis kuhu tegelikult see koer on maetud. ja siis Külli on ka maininud, et igaühe jaoks on oma jutumärkides õiged kliendid ja sellega ma olen ka hästi nõus, et kliendid ongi igaühele omad. ka seesama Timo Porval, keda Kadri eelnevalt mainis, on hiljuti teinud postituse LinkedIni selle kohta, et kuidas tunda ära siis nii-öelda neid punaseid lippe klientide seas. ja meil tekkis ka sellel teemal korduvalt, õigemini on ettevõtjate gruppides tekkinud arutelu selle postituse üle ja on selgelt välja tulnud, et need punased lipud, mis tema seal välja toonud on, siis pooled nendest ei kõneta absoluutselt mõnda ettevõtjat, on ju. ja pigem tekitab hoopis segadust, et oot-oot, aga et minul selliste kirjeldustega kliendid on just minu sihtrühm, on ju, et minu arust see väga hästi kinnitab seda, et igaühel ongi omad kliendid. teise inimese kogemus, tema punased lipud, rohelised lipud ja mingisugused veendumused ei pea olema sinu omad. oled sa nõus, Kadri? täiesti, siin olid suurepärased märkamised, ma kohe tundsin, ma terve aja noogutasin siin kaasa, see oli nagu nii head kirsikesed täpselt nende juttude juurde, mis mina siin jagasin ja head näited. et tõepoolest, ma olen täiesti nõus kõigi kolme näitega ja kohe ma tundsin, mida ma korraks võtaks võib-olla saba otsast kinni ja tooks uuesti esile, vot see, et osad teevad lohakalt ja teevad ja toimetavad ja loovad tulemusi ja need perfektsionistid, superinimesed, need erinevad, millest me kohe veel räägime, impostori sündroomiga inimesed, impostori mõtteviisiga inimesed, siis tegelikult jäävad toppama sellepärast, et nad tahavad kohe anda mingisugust maailma parimat, on ju. aga mis siis, kui sul on juba täna parem kui see, mis isegi juba turul on olemas ja sa saaksid aidata. kui sina ei tee, siis need inimesed, keda sina saad toetada, aidata läbi oma ettevõtte, jäävad ju sellest tootest või teenusest ilma. juba nende pärast mine ja näita, mis on sinul juba täna olemas selleks, et sa saaksid seda kasvatada, seda sisemist kindlustunnet, et ai, ja mul on juba täna nii palju pakkuda. Läheme edasi. kolmas takistus. ja kes on märganud, et mõõdab oma tulemusi, õnnestumisi kiiruse pealt?
või chati kirjutada, jah. või kes peab esimese korraga kohe kiiresti välja selgitama, et jah, mul tuleb esimese korraga kõik kohe välja. või siis see, et kui kohe ei tule välja, siis tekib tunne, et ma olen selles halb. Mhm. Uurides impostori sündroomi, siis väidetavalt loomulik geenius on impostor, kes on varasemalt olnud harjunud silma paistma. Ja ilmselt on ta kogenud näiteks lapsena, et ta on oma eakaaslaste seas olnud milleski silmapaistvalt kõige targem või parem või milleski lihtsalt kõige-kõigem. loomulik geenius tunneb, et ta ei vaja juhendamist või mentorlust või coaching ut või mis iganes abi kellegi teise poolt, sest ta tahab alati kõigega ise hakkama saada. see võib muidugi takistus olla ka loomulik geenius olemata, sest mina ei tunne, et ma oleksin milleski loomulik geenius. mulle tundub, et ma olen alati pidanud nagu väga palju panustama sellesse, et õnnestuda. aga teiselt poolt coach'ina mingis hetkes ma mõtlesin ka, et ma pean nagu coach'ina ise hakkama saama, mul on ju need tööriistad olemas, mul on praktikad olemas, et ma pean nagu iseennast ise coach ima, onju. aga tõde on see, et igal edukal ja sihikindlal ettevõtjal on mentor või coach ja igal mentoril ja coach'il on ka oma coach või mentor. et igal eksperdil on olemas keegi kõrval, kes teda toetab ja nügib ja aitab seda kõrvaltvaadet märgata. me oleme ise muidu nii sees oma asjades, et me ei näe seda väikest asja, mis tegelikult muudaks kogu mängu. eile kuulsin nii ägedat mõtet, et teatud spetsialistide puhul on niimoodi, et sa kohtud temaga, see kohtumine kestab 30 minutit ja samal ajal arve on tuhandeid ja ta võib-olla ütleb sulle ainult mõned sõnad või need mõned küsimused, mis toovad esile just selle õige pildi, selle nurgataguse, kes ja siis kõik muutub, läheb õiges suunas tagasi. ehk siis see loob mitmekordse tulemuse ja kasvu. ja mul on ka tegelikult kliente, kes tulevad ikka ja jälle minu juurde coaching usse tagasi või kes on täiega usinad ja ambitsioonikad ja tulevad kursusele. ja siis ma saan ka aru, et ma saan taaskord aidata neil seda nurgatagust märgata ja edasi liikuda. sest mul on see kõrvaltvaade talle pakkuda, mida ta tegelikult tulebki ju otsima. sellepärast meil ongi need coach'id ja mentorid, et me oleme ise muidu upume kuskile sinna mõttevirvarri ja kui keegi kõrvalt vaatab meie olukorrale, meie eesmärgile, meie plaanidele peale, siis ta saab palju paremini näpu peale sellele kohale, kus on kasvukoht. ja me räägime praegu loomulikest geeniustest, on ju. ja loomulikule geeniusele on veel hästi omane fikseeritud ehk kinnistunud mõtteviis. näiteks kuna tema usub, on ju, et ta on ekspert juba milleski, on ju, ja siis see peab kohe hästi loomulikult ja kiiresti välja tulema, siis samal ajal usub ta ka seda, et kui ta pole milleski hea, siis järelikult ta ei saa sellest mitte kunagi heaks. ehk siis ta kardab minna sinna muutusesse, sinna arengusse, sest ta kardab, et äkki ta saab sealt teada, et ta ei oska. mis siis, et sealt võib selguda, et ta täiega oskab. parimaid näiteid. kellel oli kooli ajal matemaatika jube keeruline ja raske? minule näiteks oli. ja ma alguses mõtlesin, et oh my god, ettevõtte raamatupidamist mina ei suuda ära teha. et minu jaoks tuli matemaatika nagu täiega pingutada, sest ma sain küll head hinded ära, aga ma pidin nagu meeletult pingutama. ja kes teeb siiamaani juba 3. aastat oma raamatupidamist ise? Kadri, see on õpitav, on ju. see on täiega õpitav. nii et selles mõttes kõik on õpitav. see on see kasvule orienteeritud mõtteviis, kas sa lubad endal proovida, kas sa lubad endal õnnestuda, selle asemel, et öelda, et kui ma ükskord tegin ja ma ei õnnestunud, et järelikult ma ei suudagi seda ära teha. suudad küll, tegelikult suudad. nii et märka, kas sina oled oma otsustes ja valikutes fikseeritud mõtteviisis või kasvule orienteeritud mõtteviisis. luba endal proovida, luba endal katsetada, luba endal õnnestuda, et me tohutult kardame seda, et me võime eksida. aga mis siis, kui tegelikult läheb täiega hästi? mis siis, kui seal peitub meie uus potentsiaal, meie teadmata, avastamata oskus? muutused on põnevad, täiesti nõus. see on nagu seesama koht, on ju, mida ma alguses jagasin, et kui me ettevõtte loome, me ei abiellu selle esimese versiooniga sellest ettevõttest, me ei pea temaga nagu kogu aeg samamoodi edasi minema. et mida rohkem me laseme ennast muutustega kaasa minna ja selle sees pakume endale arenguvõimalusi ja tuletame meelde sedasama kohta, et mitte ainult ettevõtte arenguvõimalusi, vaid isikliku kasvu kohta, seda vingemalt see teekond edasi tegelikult ju läheb.
ja, ja igasugune edasiliikumine ongi teekond, see on see Ameerika Mad, mida ma siin enne ka jagasin või lainetus on ju. kui sa ei proovi, sa ei saagi teada, mis lükkab su järgmisena sellele laineharjale ja aitab edasi liikuma. sest kukkumisi ikka tuleb, stabiilsust tuleb ka, kõrvalekaldeid tuleb, takistusi tuleb, aga tulevad ka uued võimalused ja põnevad lahendused ja ägedad inimesed. muutused on tegelikult turvalised. ja mis siis, kui kõige ebaturvalisem on teha mitte midagi. Ära karda enam seda aega, kui sa olid õpilane ja kui selle eksimuse eest, mis sa tegid, löödi sõna otseses mõttes klassi ees risti ja pidi tundma meeletut piinlikkust. sa oled täna hoitud, seda täna enam niimoodi ei juhtu. julge eksperimenteerida. et kes tundis ennast siin ära loomuliku geeniusena, siis skaalal 1–10, kui palju sa tunned, et sinus elab see loomulik geenius ja mis sõnumi sa võtaksid talle kaasa, et see loomulik geenius tunneks ennast turvalisemalt, et sa läheksid tegutsemisse, et sa unistaksid tegutsemisest, mitte lihtsalt sellest lõpptulemusest, kus sa oled õnnestunud. Tõnis, kas siin on miskit, mida sa tahaks lauale tuua? vahepeal käis üks küsimus läbi, et kas võib olla nii, et superinimene, perfektsionist takerdub oma pisiasjadesse ja võib seetõttu sihi kaotada? ja see on üks väga suur takistus just nimelt selles mõttes, et see oli seesama koht, kus me näeme nii palju erinevaid asju, mida teha. Ja siis me kõik haarame, paneme need kõik omale to-do listi kirja, siis to-do list on kilomeetreid pikk. seal ei ole enam mitte mõni ülesanne ega mitukümmend ülesannet, vaid seal on sadu ülesandeid ja me upume sinna sisse ära. me enam ei tea, millised neist on need päris sammud ja seda enam, et miks ma teadsin siin kohe selle veebiseminari alguses ka selle fookuse ja eesmärgi. see oli selle jaoks, et kui sina siin kuulad, siis sa teaksid täpselt, et mis on see, millele sa vastust tahad saada. aga kui sa haarad kõik kaasa, siis see selgus ähmastub ja sa ei saa kõike korraga praktikasse panna. see lihtsalt ei ole võimalik. sa oled ikkagi inimene. selle kõige taga on inimene ja see on inimlik. kas see on inimlik, et sa tunned, et sinus on kõiki neid omadusi, millest me täna siin räägime ühel või teisel moel ja kusjuures sa võid märgata, et mõnel päeval on neid rohkem ja mõnel päeval on neid vähem. ja me varsti jõuame selleni, miks see nii on. inimlikkus on üldse ükskõik millise vaatenurga läbi kingitus ja seda tasub nagu jaatada, isegi kui see tekitab ebameeldivaid tundeid vahepeal, see inimlikkus mees, see on ikkagi ilus. aga Maria ja Tiiu vahepeal vestlusaknas arutlesid selle üle, et Maria tõi näiteks selle, et tema on aru saanud, et vahetevahel on töötu kasulik olla, sest siis leitakse endas ressursid ja võetakse need ressursid ka kasutusele, mis muidu võiksid niisama seista. ja Tiiu täiendas sinna juurde siis, et töötuna me vaatame maailma teiste silmadega ja tsiteerin siit edasi, et kui usud, et tuleb edasi minna, siis võid avastada hoopis uusi võimalusi. hirm viska nurka, kaotada pole midagi, otsi ja leia. sa oled oma kohta ja ennast leidmas. väga ilus. suurepärane, aitäh nende tähelepanekute eest. ja mina olin ka töötu terve aasta ja minu meelest see muutis kogu pilti ja see andiski minu ettevõttele hoo. see oli teadlik töötuks jäämine, sest ma lihtsalt otsustasin, et ma sain aru, et ma ei loo ettevõtet palgatöö kõrvalt, see lihtsalt ei ole võimalik. ja siis võtsin endale sellise vaheaasta, õppimise aasta. ja see tõesti muutis väga paljut. Läheme järgmise takistuse ja impostori tüübi juurde ja see on isetegija. Nemad keskenduvad sellele, et kes täidab ülesannet ja see enesekindlus kasvab just selle pealt, et kes täidab seda ülesannet. et jõuda enesekindluseni on isetegijale nii oluline, et tema ja ainult tema täidab need ülesanded ära ja mitte kellegi abi vaja ei ole. ja ta tunnebki vajadust üksi asjad ära teha. ja siin muidugi on hästi tugev mõju sellel perfektsionistil ja superinimesel ka, on ju, millest me juba rääkisime. ja mina alustasin ka ettevõttega üksi, pusisin kõike üksi, kodulehe tegin täiesti üksi, esimesed 1,5 aastat ei olnud mul ei assistenti ega raamatupidajaga isegi ühtegi koostööd sellist, et midagi nagu õppida, vaid ikka ise pidin pusima, guugeldama, uurima, koolitustel käima. aga
siis, kui ma hakkasin koostööd tegema teiste ekspertidega, siis ma sain aru, et vau, aga see annab mulle nii palju hoogu juurde, nagu täiega hoogu juurde ja see annab nagu teisipidi enesekindlust hoopiski. ja ise tegijana on hästi oluline teadvustada, et häbi ei ole küsida abi ja sa ei ole mõeldud kandma kõike oma elus üksi. Delegeeri, sest kui sul on kogu aeg nii palju teha, siis tegelikult suurim ajavõit tulebki sellest, kui sa elimineerid need asjad, mida tegelikult, mis ei käi sinu eesmärkidega kooskõlas. ja teine asi on see, et delegeerid need tegevused, mis ei ole sinu tugevused, mida sa ei naudi või sa lausa vihkad, sest kui ise tegija jääb tegema neid asju, mida talle ei meeldi teha, siis ta kaotab väärtuslikku aega, ta kaotab oma väärtuslikke ressursse, mida ta tegelikult võiks panna sellesse kohta, milles ta on väga hea. Minu meelest üks asi, mida ma väga palju ettevõtjatelt kuulen, on see, et nad teevad 80% seda, mida nad ei taha teha või mida nad ei valinud ettevõtjana, et seda ma hakkan tegema ja ainult 20% seda, mida nad päriselt tahaksid teha. aga mis siis, kui see oleks vastupidi, kui sa teed 20% kõike seda muud virvarri, mis on ettevõtluseks juhina oluline teha ja 80% tegeleksid selle toote või teenuse arenduse ja pakkumisega nagu päris pakkumisega. kui palju põnevam siis see elu oleks, kui palju ägedam ettevõtlus siis oleks, kui sina saad keskenduda sellele, mis on sinu rõõm ja kirg ja see, mille pärast sa üldse hakkasid ettevõtjaks. ja ma tean, et alustavad ettevõtjad ütlevad selle peale, mul ei ole selleks raha. aga mis siis, kui sa teed teenust teenuse vastu või mis siis, kui sa leiad veel teisi variante selleks, et neid toetada, seda teekonda. sest kui sa kogu aeg teed nõmedaid asju, siis tundubki, et sa oled vales kohas, sealt see rahulolematus alguse saabki ja see punnitamine alguse saabki ja siis ongi see koht, et ma ei tea, ma vist pean need uksed kinni panema. minul on ka olnud neid hetki ettevõtluses, kus ma mõtlesin, et oh my god, ma enam lihtsalt ei jaksa, ma lihtsalt ei jaksa enam turundamisega kogu aeg ööd ja päevad tegeleda, ma tahan, palun lubage mul coach ida ja koolitada, lubage mind inimeste ette, ma ei jaksa enam seda turundust nii palju teha. ja siis ma sain aru, et aga võib-olla alati ei peagi kõike ise tegema. Delegeeri, mine käi teistel lavadel, nii nagu ma täna siin olen. oi, kuidas ma naudin seda, kui keegi kutsub mind teisele lavale või kutsutakse koolitama ja ma ei peagi kogu aeg turundama, et need inimesed sinna tuleks, on ju. see on nii nauditav ja siis ma saangi aru, ai, vot sellepärast ma ju tegelikult teengi seda, mida ma teen, ma tahan ju seda väärtust jagada, ma tahan inimesi heas mõttes inspireerida ja mõjutada tegutsema, et nad läheksid oma unistusi püüdma, mitte ma ei taha terve selle aja turundada, punnitada. niisiis, kui palju te tunnete iseendas ära isetegijat skaalas 1–10 ja mis on sinu sõnum isetegijale? et kui mina ütleksin, mis on minu sõnumid isetegijale, siis on see, et ma delegeerin need asjad, mis võtavad minult meeletut energiat, aga vastu energiat ei anna. ja ma delegeerin täna ka väga selgelt sellel põhimõttel, et kui millegi uue juurdeõppimine võtab minult X raha ja aja ja ma vaatan, kui palju võtaks see tegelikult raha siis, kui ma selle sisse ostan teenusena või siis spetsialistina, siis kuidas siis tegelikult need summad seal mängivad? eriti kui ma arvutan sinna juurde ka oma tunnihinna õppimisest. vaadake, kuidas need numbrid muutuvad. siis on ikkagi soodsam teinekord sisse osta, on ju? ja ma näen, et siin tulevad 9-d ja 10-d, et isetegijad, mulle tundub, et see on kutsuhaigus ettevõtjatele, nii et saage sõbraks oma isetegijatega, lubage delegeerida ja üle vaadata, et kas kõik see, mis sul seal on, kas sa ikka pead kõike seda ise tegema ja mida sa tegelikult saad elimineerida, mis tegelikult üldse ei viigi sind sellesse kohta, kus sa teed silmad säramas. Läheme viimase 5. takistuse juurde ja see on hinnata oma pädevust ettevõtjana ja enesekindlust selle järgi, mida ja kui palju sa tead. Ta-ta-ta-ta. 5. impostori tüüp on ekspert ja minu meelest ekspertidena, mida tehakse, jäädaksegi õppima, õppima, õppima ja mis juhtub? iga kord, kui sa lähed uuele koolitusele, siis sa saad teada, mida kõike sa veel ei tea. kell on niimoodi ja siis istud seal
ma pean veel seda õppima ja seda õppima ja seda õppima ja seda uurima, onju. ja siis oledki hullumas seal, jälle to-do list kasvab ja mõtled, et oo, selgus, läks kõik lappama, tuleb see FOMO, et ei, teised õpivad, teised lähevad minu eest ära, et ma pean ka kõik need asjad kõik selgeks õppima ja ise, jumala eest ise, ma ei saa seda delegeerida ega teenusele sisse osta, onju. eksperdid kipuvad tunde ja päevi veetma kursustel, projektides, sisu juurde õppides, raamatuid lugedes. Neile tundub kogu aeg, nad peavad meeletult omandama infot. ja nad arvavad, et neil ei ole kunagi piisavad. aga maksimum liigubki alati eest ära ja alati on, mida juurde õppida. ma pole veel näinud ühtegi inimest, kes oleks öelnud, et surivoodil, ma olen kuulnud ka, ma olen lihtsalt huvitavaid uuringuid lugenud ja surivoodil mitte ei kahetseta seda, mis kõik on ju tehtud, vaid seda, mis on jäänud tegemata ja ma pole samal ajal kuulnud ka seda, et keegi ütleks, et mina suutsin küll omandada kõik maailma tarkused. ma tahaks seda üliinimest näha, milline teadmiste pagas seal siis veel on ju. nii et skaalal 1-10, kui palju tunnete teie iseendas ära eksperti? ja märka seda kohta endas, et mida sa saad öelda oma sisemisele eksperdile. et mina küll oma sisemisele eksperdile tuletan meelde seda, et ei ole vaja leiutada kogu aeg uut ratast. tee iga kord midagi natuke paremini, kui juba tehakse. ja tee midagi juba natuke paremini, kui sa eile tegid, see 1% on täiesti piisav, ei pea tegema 50%. piisab sellest 1%-st paremast ja hakka tegutsema. näita oma ekspertsust, mis on sinus juba täna olemas. see on jälle seesama koht, on ju, et kes teevad lohakalt ja täiega edukad ja need, kes jäävad ootama seda, et ma olen imeline enne, kui ma alustan, on ju, või tipus enne, kui ma alustan. ja üks, mida ma hästi sageli märkan ka ettevõtjate seas, on see, et nad ütlevad mulle, et oi, ma olen alustav ettevõtja. kaua sa oled tegutsenud? selline 3 aastat või siis ütleb 4 aastat alustav ettevõtja, okei, millal sa julged endale öelda, et sa oled ettevõtja ja võtad selle alustan eest ära? ei no siis, kui ma olen ekspert millal sa oled ekspert? ei no siis, kui ma olen selline, on ju, et meil on endale nii meeletud ootused. aga tegelikult minu meelest alustav ettevõtja on võib-olla esimene aasta, sealt edasi ma enam ei ütleks, et sa oled alustav ettevõtja, on ju. sa oled ju juba nii palju õppinud, sul on juba nii palju kogemusi ja millal sa julged endale öelda, et ma olen oma valdkonna ekspert? mitte 10 aasta pärast, on ju. ikka varem juhtub see, ära ütle mulle, et sa 15 või 20 aasta pärast oled ekspert. kui sa teed oma tööd kirega ja su silmad säravad ja sa suudad rääkida omal teemal jutti, siis oledki ju ekspert valmis. minu lemmiklause ekspertsuse puhul on ka see, et kui ma tean, siis hakka tegutsema sellepärast, et kui ma tean, aga ma ei tee, siis ei saa luua tulemusi ja vot see muidu lööks mind sinna eksperdi lõksu. ehk siis, miks ma täna tahtsin siin rääkida seoses siis õnnestumise või mitteõnnestumise või sellega, et ühed ettevõtjad lähevad edasi ja teised annavad alla, siis just nimelt sellepärast, et mulle tundub, et impostori ehk petise sündroom on sellise hästi tegusa ja edumeelse inimese takistaja ja ma näen, et see on ettevõtjate takistaja, sest ettevõtjad tahavad anda parimat. ja vahel neil ongi see parim lihtsalt, kuna ta jookseb kogu aeg veel eest ära ka, siis nad tunnevad, et äkki ma ei jõuagi kunagi kohale. aga mis siis, kui sa oled juba kohal? mis siis, kui sa lähed juba praegu katsetama? ja kuidas seda kõike teha? ma tahan sulle jagada praegu ühte fotot. nii, nii. ja selle skeemi ma, mitte fotoskeemid, tegin ettevõtjatele just nimelt seoses enesekindluse ja sihikindluse tasandite tõlgendamiseks. me ettevõtjatena väga sageli tahame alustada tegutsemisest, aga pane tähele, kuhu mina olen tegutsemise siin püramiidis pannud. märkad, see on alles kõige ülemine, on ju. et mis on siis vajalik selleks, et me saaksime sinna tegutsemiseni jõuda? esimene tasand on vundament, see, kuidas sa iseennast tunned, kas sul on tass täis, kas sa tunned ennast hästi, kas sinu vajadused on kaetud? mul on sulle märkamine iga kord, kui sa hakkad ennast saboteerima, õõnestama,
oma sisemiste impostoritega kõnelusse sattumas, küsi endalt kõigepealt, et kas ma olen puhanud, kas mul on tass täis, kuidas ma ennast tegelikult tunnen ja mida ma tegelikult vajan. väga sageli logiseb kogu see püramiid juba esimesel tasandil. meie tass ei ole täis, me ei ole lubanud endal puhata ja siis on raske sinna peale midagi ehitada. või teine tasand on teadlikkus sellest, et kes ma olen, kuidas ma teisi saan mõjutada, keda ma saan mõjutada, keda ma tahan mõjutada üldse, kellele ma tahan siin maailmas väärtust luua ettevõtjana. ja selle taga on teadlikkus iseendast. Kolmandas tasandis ootavad sind juba selline teise tasandi teadlikkus iseendast. et mis on sinu oskused, mis on sinu teadmised, mis on sinu tugevused, milles peitub sinu potentsiaal. ja paned tähele, küsimus on seal, millisena sina näed ennast, mitte see, mida sa arvad, et teised näevad sinust või mida sa arvad, et kas teised usuvad sinusse, vaid et kas sina usud iseendasse või mida sa iseendas ei usu. Need kohad hakkavadki kõnelema nende 5 impostori sündroomi selliste lõksudega, onju. Neljandal tasandil enne tegutsemist ja pühendumist on ka keskkond ja inimesed. kas sinu keskkond on toetav, julgustav, sõbralikult edasi müksav ja edasiviiv või sa oled kuskil nagu kasti sees peidus. mina tundsin küll ettevõtjana ühel hetkel, et ma pean saama siit kodunt välja, sest need seinad on, mis ma olen enda ümber justkui nagu loonud, on nagu kinnistunud, et mul on vaja saada nende inimestega ühte ruumi, kes mõtlevad suuremalt, julgevad mõelda suuremalt, et mul on vaja teiste hästi sihikindlate ettevõtjatega ruumi jagada selleks, et ma märkaksin seda, mis on päris reaalsus, et ma tegelikult ei olegi üksi, et need rõõmud ja mured on meil kõigil ettevõtjatena ja ka see märkamine vahel iroonilisel kombel, et ta rääkis, et tal on ka raske, see vahel aitab, kes on sellega nõus, et see vahel nagu täiega aitab, kui sa saad aru, et okei, me kõik vahepeal sipleme ja ongi vahepeal raske. kas see seesama koht, mida ma päris alguses jagasin, et tundub, et kõigil on nii lihtne, minul on täiega raske, aga tegelikult teised pusivad samamoodi, me lihtsalt ei kuule ja näe seda, kui me jääme üksi ühte ruumi. ehk siis me vajame seda keskkonda, kus me oleme ühes nende inimestega, kes on sarnasel teekonnal nagu meie ja kes mõtlevad suurelt ja julgustavad teineteist, kus me oleme sarnaste väärtuste ja mõtteviisiga koos, mitte ei jää kuskile lõksu, onju. ja siis on see tegutsemine ja pühendumine hoopis teisel tasandil. Need eelnevad sammud aitavad hoida meil fookust, need aitavad aru saada meil oma miksist, need aitavad luua motivatsiooni läbi tegutsemise, sest motivatsioon ei kasva enne, kui me alles tegutseme. me loome oma plaani, me suudame olla järjepidevad siis, kui meil on need eelnevad tasandid enda jaoks mõtestatud. ehk siis nagu sa näed, see on puhas enesearengu teekond ja märkamine sellest, et mida ma tegelikult vajan, et edasi liikuda. ja kui sa neid tasandeid vaatasid, siis täiesti vabalt saad panna iga tasandi, okei, ma oleks võinud selle alles jätta, onju, iga tasandi skaalal 1-10, et kui palju sinu elus tegelikult on olemas see toetav vundament. pane vist igaks juhuks tagasi ja küsi enda käest, pane endale, võta kohe paber ja pastakas ja pane endale skaalal 1-10, kui palju on päriselt sinu elus praegu olemas toetatud vundament, kui palju sa tunned, et mul on päriselt kõik hästi. pane skaalale 1-10, et kui teadlik sa oled iseendast, sellest, kes ma olen, kes ma olla tahan, millist väärtust ma tahan jagada, millist mõju ma tahan jagada ja kellele ma tahan seda jagada. või skaalal 1-10, kui teadlik oled sa sellest, millised on sinu oskused, sinu tugevused, sinu potentsiaal, mida sa iseendast usud või ei usu. skaalal 1-10, kui teadlikult oled sa loonud endale toetava keskkonna ja inimesed enda ümber. kas need inimesed ja keskkond sinu ümber tõstavad sind või toetavad skaalal 1-10. ja viimane 5, kuivõrd sinu tegutsemine on läbi pühendumise, läbi fookuse, läbi selguse ja plaani, mida sa läbid järjepidevuses. pane tähele, et kui sa neid skaalasid paned, sa mitte ei küsi endalt,
kui palju ma neid vajan, vaid kui palju neid on päriselt olemas. hoopis teine vaatenurk. ja kui minna sellest kohast edasi, siis ma kuulen inimesi, ettevõtjaid küsimas, et kas ma saan hakkama. aga mis siis, kui sa ei küsi, kas ma saan hakkama, küsi parem, millisel juhul sa saad hakkama. mida sa tunned, et milline inimene sa peaksid olema, et hakkama saada? mis on sinu ootus iseendale, et see ootus on ka täna siit hästi palju läbi kõlanud. et tegelikult, mida me endalt ootame selleks, et tunda, et nüüd ma olen ettevõtja, nüüd ma olen ekspert. nüüd ma enam ei ole alustav ettevõtja, vaid ma olen päriselt ettevõtja või et mida ma endalt ootan, et minna laivi oma ägeda toote või teenusega. kui ettevõtjad küsivad, kas ma jõuan, siis selle asemel mine lahenduskeskusesse, küsi, et kui palju on sul aega, mida on vaja teha. tee see nimekiri ja vaata sellest nimekirjast nagu päriselt ausalt ära seoses oma sihi ja eesmärgiga, et millised need tegevused, mida sa oled endale to-do listi pannud, päriselt tegelikult üldse viivad sinu eesmärgi poole edasi. ja tee siis plaan läbi selle, et sa oled kõigepealt elimineerinud, midagi delegeerinud ja jätnud sinna alles selle kõige olulisema, sest planeerides jõuad sa edasi. ära küsi enda käest, et kas ma oskan. küsi enda käest hoopis, et millised faktid juba täna tõestavad, et sa oskad. mida sa oled varem suutnud? mis tõestab, et tegelikult suudad sa ju praegu ka. ja ära küsi enda käest, et või satu sellesse võrdlusesse, et näe, aga tema on selline, selline. ära mine sinna konkurentsi ja võrdlemisse. mina näen üldse enda ümber olevaid inimesi kolleegidena ettevõtluses ja koolitustes ja coach idena. ma näen neid kui kolleege. ma inspireerun nende tegemistest, mitte ei võrdle. ja kui ma tahan kellegagi ennast võrrelda, siis ma võrdlen ennast oma varasema minaga, oma eilse minaga, oma nädal tagasi minaga, oma pool aastat tagasi minaga, oma selle minaga, kes läks ettevõtlusteekonnale ja võib-olla isegi sealt edasi veel varasema iseendaga. ja nii kui tekib küsimus, mida arvavad teised, siis selle asemel küsi parem endalt, et mida arvad sina sellest plaanist? mida sa arvad iseendast? tegelikult ei ole üldse oluline, mida arvavad teised. sul ei ole võimalik kõigile meeldida, see lihtsalt ei ole võimalik. ehe näide, vaata poliitikuid, nad püüavad kõigile meeldida, no kui hästi neil see läheb, ei lähe hästi. kõige olulisem on see, et sa meeldid iseendale, sest kui sa üritad paaniliselt meeldida kõigile, siis sa ei meeldi lõpuks enam iseendale. mida sina ise arvad ja tahad? ja kui sa põrkud küsimusega, et ma ei tea, kuidas, siis minu meelest see on väga hea küsimus. sõna kuidas viib su lahenduskeskusesse. uuri välja, kuidas, mis on see, mis vajab uurimist, mis on see, mis vajab õppimist või lugemist või võib-olla sa oled ikka seal ekspertuses kinni ja sa tegelikult ei vaja mitte uurimist ja õppimist, vaid vajad hoopis seda meeldetuletust, mis on sinus juba olemas, mis on sinul juba täna pakkuda ja kes saab sind toetada sellel teekonnal. väike vihje. vahel ei ole kõige parem neid mõtteid põrgatada kõige parema sõbraga, vahepeal on neid kõige parem põrgatada hoopis kellegagi, keda sa ei tunne, kes vaatab sind puhta lehele, ei vaata minevikku või pane sinna sisse oma arvamust, vaid annab sulle tasakaalukalt tagasisidet just sellest, mida sa just parasjagu jagasid. mul on väga tihti inimesed öelnud, et ma arvasin, et coaching usse tulles võõra inimesega mõtteid põrgatades on ebamugav, aga ma avastasin, et see on palju mugavam. ja ma avastasin, et see on palju väärtuslikum, sest sa ei anna nõu ja sa ei ütle mulle, et kas midagi on õige või vale, vaid ma ei tea, sa leiad need vastused minu seest kuidagi. kuidas sa teed seda? aga see ongi tänu sellele, et me tegelikult ei vaja inimeste arvamusi. me vajame seda selgust sellest, mida me arvame iseendast või oma plaanist ise. ja üks küsimus, mille ma tahan veel sulle ümber pöörata, on see, et ära küsi enda käest, mis saab, kui ma ebaõnnestun. küsi parem, mis siis saab võimalikuks, kui ma teengi ära, kui ma õnnestungi. sest iga asi, mis sa ära teed, annab sulle hindamatu kogemuse ja teadmised. sest kui plaan ei tööta isegi esimese korraga, siis ära muuda plaani või tähendab, muuda plaani, mitte eesmärki. ma hakkan juba kiirustama, sest viimased minutid on jäänud. aga jah, et see on nagu nii oluline märgata, et kui sinu enda siht pole muutunud, siis sa ei pea kogu aeg sihti muutma.
see on nagu see kahtlus, et äkki see ettevõtlusvorm ei ole mulle või äkki ettevõtlus ei ole mulle. mis on siis sulle? ma kahtlustan, et ettevõtlus on ikkagi sulle, aga sa kahtled seal nende teiste tasandite peal, sa kahtled selles, millesse sa täna usud või ei usu. saa selgus ja muuda plaani, mitte eesmärki, kui just sul pole tugev tunne, et eesmärk on muutunud. nii, ma ei tea, kas ma sain kõik ära antud nüüd, mis ma väga anda tahtsin, pressisin seda siia kokku. igal juhul ma tahan sulle öelda seda, et kui see, mida sa otsid õnnestumiseks, on kindlustunne, siis tõde on see, et kindlustunne on ühelt poolt kõige viimane asi, mis sinu teekonnal tekkima hakkab. see tekib läbi kogemuse. ja teiselt poolt on kindlustunne ka esimene samm, mis aitab sind edasi astuma. ja see ei ole kindlustunne mitte isegi selles, et mis on see lõppeesmärk, vaid see on kindlustunne selles, et jah, ma otsustan minna, jah, ma otsustan proovida. ma näen, et chatis käib elu. Tõnis, kas sa tahad tuua midagi esile? ma mõned asjad olen kõrvale tõstnud jah, näiteks Kaisa kommentaar, et kus ta kirjutas, et ta tunneb, et ta käib pidevalt koolitustel, et päris tööd edasi lükata, tuletas mulle meelde, kuidas tegelikult väga paljud inimesed on nii-öelda ähm, sarikoolitujad, ilmselt ei ole väga korrektne sõna, aga ühesõnaga käivad siis kas kõikvõimalikel online koolitustel või siis ülikoolides täiendkoolitustel, et see on, võib olla tõepoolest mingis mõttes viis põgenemaks mingisuguste asjade eest, aga sellesse ma siin süveneda ei tahaks, pigem on see hea meeldetuletus, mis haakub ka selle Külli kommentaariga, kus ta kirjutas, et ta proovib endale pidevalt meelde tuletada, et ta kasutaks juba neid teadmisi ja materjale, mis tal olemas on, et kogu aeg ei pea uusi peale hankima ja seal võib ka tekkida see oht, et kogu aeg ahmid uut infot peale, kogu aeg õpid, 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 aga kunagi ei hakka neid asju rakendama, onju. Et selles mõttes see tegutsemine on hästi oluline, mida ma selle tegutsemise juures muidugi tahaks ise oma kogemusest välja tuua, on ka see, et tasub aeg-ajalt peatuda ja mõelda, tuletada endale meelde, et miks ma tegutsen, miks ma seda teen, et taaskord ennast mitte leida mingil hetkel sellest kohast, kus sa oled loonud endale illusiooni, et sa tegutsed, aga tegelikult oled tegutsemise eest põgenenud, et me oskame väga hästi endale ka luua sellist mingit narratiivi, kus meile tundub, et me läbi selle tegutsemise saadame edu, et selles mõttes tasub kogu aeg mingisugust check-in'i teha. ja, ja siis üks kommentaar oli veel Marial, et ta on märganud, et väljastpoolt eksperdi poolt siis tegudele sundimine ei anna head tulemust. kui inimene ikkagi ei ole ise valmis tegutsema, siis see nii on ja midagi ei ole teha, onju. aga et väljastpoolt saab toetada ja enesekindlust aidata kasvatada. ja tema hinnangul on ka see põhjus, miks on vaja juurde õppida. ja nii olulised tähelepanekud ja väga kihvt on näha teie jagamisi ka skaalades ja järgmine samm on tegelikult nendes skaalades vaadata ka seda kohta, et mis on siis see, kust see püramiid tegelikult kõigub ja miskipärast ma näen ikkagi, et need madalad numbrid tulevad seal vundamendis eelkõige ja seal alumistel tasanditel on ju. ja see ongi see koht, miks osad ettevõtjad ei õnnestu, et asi ei olegi alati just selles tegutsemises, vaid asi on selles, et me ei toeta ennast piisavalt selles tegutsemises ja see ongi see põhjus, miks ma ütlen, et ettevõtte areng käib käsikäes enesearenguga, enesekindluse kasvuga ja mina panen ka ennast kogu aeg teadlikult uutesse olukordadesse, et seda enesekindlust kasvatada ja liikuda edasi ja proovida uuel moel. see lihtsalt toetab meie kasvu ja jah, ja tegelikult kui sa tunned siin, et see kõik, mis ma sulle siin täna jagasin, on tegelikult nii tähtis edasiliikumiseks ja et sa näed ka, et sinu ettevõtte arenguks on oluline iseenda kasv, areng, märkamine, siis kuigi siin on lauale tulnud, et ma ei soovita sarikoolitumisi ka, on ju, kuigi see on jah, selline ebamäärane koht. teate, koolitustel on mõte siis, kui see on see koht, kust king pigistab
mitte krabada kõiki koolitusi kokku, vaid võtta see koolitus, kus täna king pigistab ja valida, millise koolituse sa võtad. nii et ma kasutaksin juhust ja mina kutsuksin sind küll praegu ühele koolitusele ja sellel on väga oluline põhjus, miks ma seda soovin teha. sest ma leian, et selliseid koolitusi, nagu mina teen, ma ei ole näinud, et teised teeksid. Nad on teistmoodi ja juba sellepärast teistmoodi, et nad ei ole lihtsalt üks teooriaga ülevalamine, vaid need on coach ivad, iseendasse vaatavad teemakäsitlused, kus sa saadki minna iseendale ausalt otsa vaadata ja leida neid pimenurki. ja ja minu meelest hästi oluline eristumine selles kohas on ka see, et ma kutsun sind koolitusele, millel on ka grupp, kus sa ei jää üksi. Sa ei jää pusserdama sinna üksi ja mõtlema, et kus kohas see on, vaid sa saad koos grupiga ja minuga oma mõtteid põrgatada. ehk siis ma kutsun sind enesekindluse kursusele, kursusele, mis aitab sul avastada oma potentsiaali, mis aitab sul tegeleda nende kahtluste, hirmude ja enesesabotaažiga ja leida sealt kõrvalt tegelikult julguse rääkida, tegutseda, särada, kui sa vaid lubad mind sellele teekonnale sind saatma, et sa jõuaksid selguseni, kindlustundeni, arusaamiseni, et mida sa tegelikult vajad ja kuidas sa saad seda oma ellu tuua. mõtle kas või nendele küsimustele, mis ma siin enne põrgatasin, on ju, mitte et ära küsi, et mida kõike ma veel ei tea, vaid aga mis on minus juba täna olemas, on ju. see on tegelikult nii väike mõtteviisi pööre, aga ta lükkab hoopis teistmoodi sind liikuma ja selle asemel, et tunda, et sa oled kuskil sünge pilve all, sa tunned, et pilv läheb eest ära ja päike tuleb välja. üks ettevõtja ütles mulle just niimoodi, et kuidas sa seda teed? ma mossitasin nagu päevi ja siis sa lihtsalt tuled, me räägime 5 minutit ja ma saan aru, kuidas liikuda edasi. See on minu superpower ja sellepärast olen mina ettevõtja, et mulle nii meeldib näidata inimestele, mis on tegelikult nende potentsiaal, mis on nende võimalused, kus on nende tugevused ja kuidas nad saavad oma teekonnal edasi liikuda. sest tõde on see, et enesekindlus ei ole miski, mis on meile kaasa sündinud. või noh, tegelikult me alguses sünnime väga enesekindlatena, aga elu kuidagi õpetab meid olema ettevaatlik. elu õpetab olema vahel ebakindel, sest alati ei ole need tulemused kohe sellised, nagu me ootame. aga see enesekindlus on meis olemas, selle saab uuesti üles leida, seda saab võimendada. ja mina tahaksin seda teha. ja mis teeb veel selle kursuse eriliseks, on see, et seal on teoreetilised teemad, mida sa saad iseseisvalt läbida omas tempos ja meil on iganädalased kohtumised grupiga ja meil on külas ka eksperdid, väga ägedad eksperdid. Sellel korral tulevad külla Roland Tocco, kes tuleb rääkima, kuidas enesekindlus algab eneseusaldusest. mees, kes on korduvalt tõestanud, et tal on see eneseusaldus olemas. Roland on minu mentor täna ja ta väga inspireerib mind ennast usaldades edasi liikuma. ja ma tahan, et ta jagaks seda ka teiega sellisest isiklikust vaatenurgast. teine külaline on Kristina Tamm, kes on terapeut, väga pikaajalise kogemusega, väga erinevate tööriistadega ja tema tuleb rääkima, kuidas kõik algab suhtest iseendaga. et ma mitte üksi ei aita teid, vaid ma olen kaasanud eksperdid, kellel on minuga sarnane põlemine ja soov inimesi aidata ja toetada. ehk et see on kursus, kus ma ei tule ütlema, mida sa pead tegema, aga ma aitan sul selgeks saada, mida sa tahad ja vajad. sest tõde on see, et iseendaga tegelemine on kiirtee nende tulemusteni, mida sa tegelikult soovid saavutada. ja ükski muutus ei alga kuidagi väljaspoolt sissepoole, vaid see algab seestpoolt väljapoole. tule ja loome tugeva vundamendi sinu enesekindlale ja rahulolevale minale. jagan chati linki, kust sa saad seda lähemalt uurida ka, et mida see kursus täpsemalt endast kujutab, seal on ka mõningane üks infoklipp näiteks, et vaadata ühe kursuse video sisse, et uuri lähemalt, kas see on see, mis võiks sind toetada, sest mina olen küll väga valmis ettevõtjaid toetama nende enesekindluse ja enesearengu teekonnal.
ma panin enne ka selle viite juba vestlusaknasse ja juba on liitunud ka inimesi, nii et aitäh sulle. inspireerib juba. aga ma tõmban siin joone alla ja pakun välja selle, et me millalgi, kui on jälle võimalik siin laval sinuga kohtuda, Kadri, võib-olla enne mõnda järgmist kursust või siis ka muul ajal, me tuleme uuesti kokku ja pühendame sellele teemale veel tähelepanu. Te võite julgelt kirjutada siia chati praegu, et millisel teemal te tahaksite mind kuulata et see enesekindlus on tegelikult väga lai teema ja ma ei räägi ainult enesekindlusest, ma räägin ju ka vundamendist, ma räägin eesmärkide saavutamisest, aga ma näen, et need kolm on, nad hoiavad nagu teineteisest käest kinni, nad ei tööta teineteiseta. Nad lähevad koos eesmärkide poole, vundament, enesekindlus ja siis see sihikindlus. nii et väga hea meelega ootan neid mõtteid ja jagamisi ja üks nüanss veel, kes tunneb, et ta täna ei saanud päris selget vastust, et kas see kursus on talle, siis kirjuta mulle, põrgatame seda mõtet ja soovi korral teeme ka lühikese kõne ja vaatame lähemalt, et kas see kursus on sulle või mitte. kirjuta info@kadrikeerme.ee ja põrgatame seda mõtet, et selles mõttes minu eesmärk ei ole nüüd kõiki krabada, et tulge kursusele, muideks kohti on piiratud arv ja esimesed kohad on juba täitunud, kui ma selle välja hõikasin. nii et gruppi on ainult kokku 10 kohta, sest kui ma ütlesin, et see ei ole lihtsalt üks kursus, vaid see on ikkagi personaalne lähenemine, siis ongi piiratud arv kohti ja VIP-i koos coaching uga kohti on ainult 3, millest ka üks on juba läinud. Iseseisvalt läbitavalt on see kursus piiramatu arv osalejaid, aga seal ei ole ju mind, seal ei ole ju mind. küll aga sul on võimalik võtta iseseisvalt läbitav kursus ja soovi korral juurde võtta sinna hiljem coaching ut või mentorlust, et põrgatada minuga mõtteid. nii et lahendusi on palju, kirjuta, ära jumala eest jää palun üksi ja kui mina ei ole see inimene, kellega sa tahad teekonnale minna, et sinu ettevõte kasvaks edasi, siis lihtsalt palun ära jää üksi. see on minu kõige olulisem soovitus sulle siin, et mina tundsin ka, et kui mina läksin inimeste sekka ja hakkasingi küsima abi nendelt inimestelt, kellele mina vaatasin nii, et vau, sa oled nii äge inimene, siis ma sain tiivad. ja see on nii tähtis, ennast toetada, nii et ma soovin sulle vägevat teekonna jätku. ma tõesti usun, et sina ise oled oma elu kõige tähtsam projekt. ja kui sina usud iseendasse ja sa usud sellesse, mida sa tahad saavutada, sul on see oma sisemine miks paigas, sa lihtsalt muutud peatamatuks. tule, ma aitan sul selle avastada. aitäh sulle, Kadri, ja aitäh kogu sellele publikule, kes Kadriga ja minuga koos täna siin selle aja veetis. järgmiste kohtumisteni, ilusat päeva! aitäh, et kutsusite, imelist päeva.